Kallis päikesejänkude kuulaja, me oleme huumoriklubiga suvetuuril. Suvetuur.ee, terve juulikuu saab kuulda Daniel Weinbergsi, Mikael Meemat, Roger Andret ja teisi. See alati meie see. Ja ühesõnaga, see on terve juulikuu, siis alates kuskil 1. augustist või niimoodi vaata, sa võid juba piletid varem vaadata, aga rogerandre.ee, Seebikas, Deluxe. Uus materjal. Võib olla midagi uut seal sees küll, jah. Teile kui happy papi, vaata, kui saab midagi kuidagi promo perse keerata. MC Torpedo. Jaa. Mis sa arvad, oli ok või teeme ühe veel? Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Oota, kas sul oli jälle mingi nikurohke nädalavahetus? Ei olnud. Ma kuulsin, et stuudios sai jälle seemendatud. Ei saanud. Fake news. Kas sa hängisid nagu selle diivani peal või tolle diivani peal? Ma ei ole, ma soovin, et ma oleks ja ma uhkustaksin, kui ma oleks. Nagu ma saan ainult enda lugu rääkida, ma ei saa mitte kellegi teise lugu rääkida. Ja minu lugu on see, et ma ei olen olnud varsti 2 kuud kuival. See uus see, vaata. Ma jätsin savu maha. Ma jätsin savu maha. Ei, ma jätnud nikku maha, ma desperate plaage ei võtta vastu. Tussidiiler on nagu lihtsalt eirab mind. Aga sellega jõuamegi meie tänase episoodi sponsori juurde. Ulakas kaunit. Toetab Tänni igas mõttes, see on voodi.ee. on see voodi või? Või mis see on? iha.ee, ma ei mäleta, mis ta oli. Maha ja taha. Maha ja taha. Küll nad otsivad sponsoreid praegu. Jaa. No, ja meil on suurima rõõmuga ütleme, et voodi.ee on pannud õla alla meie podcastile ja nii et nüüd hakkate nägema, kuidas Tänni tuju aina läheb paremaks. Kõige kvaliteetsemad voodid voodi.ee. Ei, see on vist tegelikult mingi litsi sait. Nüüd on kõik loogilisem. Vaatame üle, kontrollime. Jaa, ongi tän, vaata. Ongi nii. Holy shit. Ala ja VIP 2 days only, Tallinn. Lähebki lahti. Tänan, kuule, tän. Me leiame sulle siit pruudi. Vaata, sul on see teema. Mingi soodukas või? Bumble ei ole sinu teema. Tinder pole sinu teema. Voodi.ee. See on see, kus sa oma kaaslase leiad. No aga see ei ole päris armastus. Kuula seda. Siin on telefoninumbrid. Kõik asjad on olemas. See on kurb. Miks? Ma ei taha mingi sõjapõgenikule maksta. Need ei ole, siin on väga palju hirmunud tüdruk. Siin on väga palju eestlasi. Ja kõigil on nagu info olemas. 69 hind on palju. Paku. Mis asi? 69 hind. Nagu kus mina pean 50 euri näiteks siin ühel. 69 võiks olla. Saab nii, et me oleme Võriven. Võriven. Tän, see on nüüd sulle kuulutus, mis sa arvad? Kena naine, 34-aastane, 170, 64 suured 170 kilo, 170 pikk, 64 suured rinnad. Aha. 64. 4 suured rinnad, 4 kutsun külla Lasnamäel. Vist ongi sinu pruut. Üli kaugel. Läänemere teed. Kütuses ka maksma. Pakun väga hea suuseks ilma kummita või kummiga. Seks ainult kummiga. 69 hind, 50 euri, saab 2 korda. Analseks pluss 30 euri. Kuula nüüd osa, mis sulle meeldib, Tän. Privaatne korter dušiga. Parkla tasuta. Tere tulemast. Minu foto, töötan üksi. See liigun autoga. Simpatična ja devuška. See on vene keeles, läheb edasi. Mis sa sellest arvad? Kas ta on liiga vana sinu jaoks? 34 võib-olla on, jah? Ei, 34 on veel noor. Lihtsalt kus ma pull outin sinna hooremaja ette oma kangem Gramfordiga. Täpselt tunniks ajaks. Ja ikka ei ole õnnestunud tulla, sest meetsid ei lase tulla. Ei, saab 2 korda. Jah, vaatab, kas 1 korra saab. Proovime kõigepealt selle 1 korraga hakkama saada. Ja, kui ma ei tule, siis ma ei maksa. Kuule nüüd, siis selline pruut. I'm not leaving until I come. Selline pruut. No. Wife experience. Okay. Till June
30th. 6-time award-winning escort with 600 plus positive reviews internationally. Okei, see kõlab mega haiguste rohkelt, kui sul on globaalne tunnustus. Girlfriend experience. Mm-hmm. Mis ta siis sulle pakub? See on see, mille ma tahan oma pojale osta üks päev. Võta rahulikult nagu kõigepealt. Sa pead kõigi selle pojani jõudma. Vaata wife experience, et ta kannab mu lapsi. Yeah. Service included in the price, girlfriend experience, French kissing, reverse oral, rimming, giving rim, hand job, oral without condom, come in mouth, come in face, penis in vagina, 30 minti, 150 euri, 45 minti, 200 euri, 60 minti, 250 euri, no bareback. Ma ei tea, mis see tähendab. Mis bareback on? No condom sex. Sa ei saa nagu bareback või? Kas see ei ole nagu see, et sa ratsutata selles või? No out calls, quickies, voice call, video call, deep throat, role play, discounts, domination, drugs, genital piercings, maximum duration 1 hour, shower upon arrival is mandatory. No see pruut läheb juba pingile sulle. Ja, ma ei lähe pessu. Best to book at least a day ahead. Health issues may reduce services. Reviews are always appreciated. Ta ütles no deep throat, ma olen out. Ei, see oli nagu, et go deep throat. Ta ütles go aga mis see reverse oral on? Et sina võtad tal suu. Ja, et ma võtan talt suu. Kas ma saan nagu soodukat siis või? No nagu hästi palju, kõik on see, et teeme 16. Tule sa tahad, et sind ititakse out. Millal mu töö lõpeb? Tere, otsin kedagi, kellega täna õhtul või öösel koos aega veeta. Olen 29-aastane brünett ning hindan diskreetsust. Ei kutsu enda juurde ega otsi sponsorlust. Hindan diskreetsust, räägime podcastis. Soovin lihtsalt meeldivat seltskonda ja head koos olemist. Sobivad kohale tulla mina teie juurde Tallinn, Tartu, Elva, Võru, Pärnu või Rapla. Holy shit. Teeme Rapla. Kohale tulen autoga, kuid kütusekulu peab olema enne ülekandega kaetud. See on literally private. Takso või bussiga... Raider, gaseeritud vesi. Takso või bussiga ma ei liigu. Mina teen valiku, kellega kohtun, seega saada endast pilt telefoni. Sõnumitele ei pruugi vastata, kui oled tõsiselt huvitatud, siis helista. Kui tingimused sobivad, siis ära raiskama aega ja veedame mõnusa töö koos, veeda mina, teen valiku, kellega kohtun, seega saada täna 17.39. Üli selline pirtsakas, üli selline mõtlemistunne, ma saadan nagu pildi endast ja siis ta on nagu, et ei. Aga siin on, aga legit need on nagu kuulutused, mis nagu ma kujutaks ette, et sulle meeldiksid. Sest kuule seda, 2 seksikat sõbrannat, C ja D rinnad. Helista ja tule külla, puhas korter, dušš, tasuta parkimine, hea hind, seks, suuseks, klassikaline baarimassaaž, erootikamasaaž, mehed ükski naine ei saa teile pakkuda nii palju naudingut kui 2 naist. Täna 17.31. Palju maksab? Aga võtame kõne. Palju maksab? Mis see hind on? Siin ei ole kirjas. No. Tõsta kuulutus esimeseks. Kas käibekka saab tagasi? Kas saab firma arvele teha? Ma ei kujuta, et see tundub, et... No või, et see on ka ju mu tööga seotud. On või? No tegelikult in a way on. Siin on hästi palju mingeid välismaa naisi, kes räägivad eesti keeles. Kus see võimalik on? ChatGPT. Nad on kõik sõjapõgenikud. Muideks, lihtsalt ütlen. Kuule, aga Alaya VIP 2 days only. Slim, sexy, well-tanned beauty in Tallinn now. Just for 2 days. Blowjob, massage, sex in different positions. No A-level. Ma ei tea, mis see tähendab? No anal sex. No A-level. Ma olen juba out, vaata. A-level celebrity. Et ta ei taha, talle ei meeldi nagu kuulsused. No A-level. Aha. Kui sa oled Märt Avandi, you're out. You're out. Tere mehed, olen 39 aastane, 160 centimeetrit B, ma eeldan, see on korv, 50 kilogrammi sportlik keha. 50 kilo tähendab, see on nagu... No ja, ta on 160 senti. Ma isegi ei kujuta ette nii pisikest inimest.
see on ju laps. Oma koht, kesklinn, sulges autoparkla on saadavalt. Täna nad on nii iseseisvad. 30 minutit, 80 euri, pärast 23, 100 euri. Ehk siis tuleb varakult minna. Tund on 150 euri, massaaž, kõik on kummiga. Kõik on kummiga. See, kus tal on sõrmed ka kummid. Kõik on kummi. Full kummiga. Ma olen kummid ja... Strap on sulgudes pluss ekstra. Ma ei vasta SMS-ide, palun helistage. Näed, Biffid ei taha nagu sõnumit. Ja. Õpime aina rohkem naiste kohta. Kuule, aga siin on näed keegi, kes sinust huvitub. Naine 45 kutsub külla härrasmehi. Kõnetab sind. Pakun massaaži. Saba kuubega lähen. Smoking. Ma olen härrasmees. Nõjatan oma Ferora svees. Räägin väikse luuletuse. Kogu aeg peab riimul. Ja, see pede peab 2 kummi panema. Pakun massaaži ja seksi 1 tund 50 eurot, öö 300 eurot. Täna 19.01. See on 30 minti tagasi täna. Teeme ühe telefoni täna siis. Roger, see ei ole see, mida ma otsin. Ma tahan nais, kes tahab mind. Ma ei taha maksta. Siin oli sellised ka, kes ei maininud rahast midagi. Lihtsalt. Tere, oled oodatud lõõgastavale ja rahustavale massaažile, mis aitab vabastada pinged ning taastada keha ja meele tasakaalu. Naudi meeldivat atmosfääri, professionaalset hoolitsust ja täielikku lõõgastust. Seks, suuseks, broneeri aeg juba täna ja kingi endale hetk puhkust ning heaolu. Mis värk, kui hea see massaaž on? Kas ta on nagu sertifitseeritud? Ma ei saa seda pilti nagu sinna poole näidata, kui ma saan siia poole näidata. Pole paha. Pole paha. Täitsa. Aga see on, mul on... Aus puts. Aga ma ütlen ausalt, mul on hea meel, et me leidsime endale lõpuks podcasti ja sponsori. Ja. Nii et suur aitäh, voodi.ee. Voodi.ee. Parimad madratsid. Parimad kasutatud madratsid. See, et igale poole saab autoga. See on legit, nad nagu kirjutaks sulle seda. Sa ju armastad... Aga see on crazy, kui palju me küsime private'i eest. Ja siis keegi võtab nagu 1/10 eest kummitu suhu. See on nagu insane. Tund aega. Ei tulnud. Raha tagasi. Saadan teen selle raha küsimise. Raha tagasi ma ei tulnud. Ei, küll tule, vaata... Ma olen valmis to sell down. Sell down või? Sell down. Sell down. Sell down. Aga see Kuressaare strippar vastas mulle. Kuidas need samas lauses isegi saavad? Jaa. Settle down. Ei no ma olen ikka imetaja, vaat ma tahtsin lähedust, siis ma pärast seda Sandri stripiklubi show'd ma läksin suva naiste juurde ja küsisin, millal vahetus hakkab. Aha. Siis eestsat kaks oli, ma olen lihtsalt nagu siin nagu joogil. Ja siis 3. naine ütles, et võib kohe praegu. Läksime Sado Maso tuppa. 150 eurot maksin. Ei, 120 eurot. 20 minutit. Ja siis tal hakkas telefoni äratuskell helisema. Ja nagu mind ei olekski olnud. Aga siin olid ju palju paremad pakkumised. Tegelikult küll, jah. Ma sain ikka ripped off. 69, 2 korda anal sex, 50 euri. Ei, ma kirjutasin siis talle. See mõtteprotsess. Ma kirjutasin. Ema, ma ei tule täna koju. Ja, paki mu suvetuuri asjad palun. Paki ise ära, ma olen väljas. Jah, ma olen korja mind Lasnamäelt üles. Ei, aga vaata, ongi see, et kirjutasin siis sellele stripparile, et mingi päev hiljem kirjutasin talle, et kuule, sorry, et ma ei jõudnud vastata sulle. Ja siis möödus 4 päeva ja eile õhtul ta kirjutab mulle. Aga ma pole sulle ju kirjutanud. Ja siis ma vastasin täpselt. Haige game. Mul on haige game. Ja ta on nagu, mida see tüüp ikka riisib mind praegu.
seda riisi peab pesema. Seda riisi, see on kott, see ei ole kotiriis. See on kuradi Uncle Ben's pruun riis. Aga mitte sort, vaid lihtsalt pruun. Uncle Ben's. Uncle Ben's. Sinu riisi kutsutakse. Uncle Ben's. Uncle Ben's. Uncle Tom. See on haige nagu hüüdnimi su riistale ja riis. Uncle Ben. Ta paisub kuumas vees. Seda peab enne 5-8 korda pesema. Siis kui vesi enam nagu nii piimjas ei ole, siis saab kasutama hakata. Uncle Ben, Uncle Ben. Vaat see ongi see, et raske osa ei ole isegi. Mina ei otsi isegi nagu seda... Kus su patsikumm on? Kodus. Ma panin pessu, aga ma ei otsi isegi seda, vaata, et ma saab mingi naisega seksida, vaat ma tahan lihtsalt kellegi korteris olla. Et joo, kas ma saan lihtsalt maksta? Et kas seal oli nagu kirjutatud hinnakirjas, kui palju traumatamp maksab? Et ma räägin sulle oma elust. Aga kui palju sa pead trauma tampima nagu? No tund aega. Ei, no aga sa teed seda seal psühholoogi juures. Ma olen käinud pikka aega. Miks ei käi? Ta targutab liiga palju. Ja alati on see, et ma ütlen midagi ja siis ta on, et aga kas sa ei arva, et võiks olla keegi, kellele sa ei tunne, et sa pead kogu aeg tõestama ennast? Millest sa räägid? Vaat sa ei saa naiselt nagu... Tegelikult suht asjalik küsimus. Väga täpselt sulle ka nagu. Ja ka vaat sa ei saa naiselt naiste kohta nagu ausat tagasisidet. No ja ma kujutan ette, et sa küsid ta käes ka, et hinda mu game'i 10 palli skaalal. Nii. Ja siis loed tal oma Tinderi vestlused ette. Help me out. Ei, praegu on väike nagu selline väike rough patch. Aga see on kõik nagu fair, ma olin nagu valmis selleks. Aga praegu ei ole hooaeg, sa ütled nagu, jah? Ei, fucking jahihoog. Suvi, kuigi peaks olema. Ja jahihoog on kestnud juba. Aga mul on see timer, vaata, et kohe, kui mul saab 2 nädal või 2 kuud täis ilma seksita, mul süda plahvatab. Et see on nagu väga pingeline tegelikult. Palju sul see timer aega näitab see, et sul on? No ütleme niimoodi, et 6 päeva pärast mul on 24 tundi, siis ma pean jõuga võtma. Mina koos Chalice'iga lähen peole. Ja siis me võtame, vaata poisike küsib luba. Mees võtab oma. No on see, mida tema ütleb, mitte mina. Pane jäädele sõnu suhu väga, jah. Ja. nagu talle ei meeldiks panna asju suhu vastu tahtmist kellelegi. Tõlul on praegu see, et oleks peanud kodus lõputööd. Ja. Siuke rasvatihase riff on praegu. Mida see isegi tähendab? Mis sa vaatad kelle või? Tõnu kaua me salustanud oleme. See tüüp 10 minti in. No vaatasin Suvetuuri chati vaatasin Suvetuuri chati. Aha. Ära, mulle ei meeldi see, et te mingi vaadate mind pinevusega. Et hakka pihta nagu. Ja lihtsalt kuradi mulle ei meeldigi see, et ma olen sinu jaoks lihtsalt mingisugune naerualune. Oot, sa räägid praegu kuulajatega või? Ja ei, nagu ma räägin sinuga, vaata. Okay. Ja, et ma olengi, et sina oled see, kellel on elu nagu ülipaigas ja et sina oled see nagu ülinormaalne ja siis iga mingi väike asi, mis ma teen, nagu vaatad, nagu ma oleks mingi lemmikloom või midagi. Ja oi, vaat, kuidas ta vett joob. Oi, nii huvitav. Nagu ma ei oleks inimolend, et sa alati tahad mind mingi fucked up moodi riidesse panna. Sa alati pane mulle mingi patsikummi. Me ei ole ju isegi koos. Sa tahad alati nagu teha minust mingisuguse, ma olen nagu mingi jõulupuu, kuhu sa asju otsa riputad. Ma olengi nagu mingisugune aksessuaar sulle. Aga ma olen inimolend, Roger. Ja vaat nüüd, kui ma nagu otsin väärikust taga, siis sa vaatad siis sa vaatad mind. Mul mingi tarkusammas kasvamas. No mul kuidagi suu tagant on nagu mingi haavake, vaata, sest mingi hammas kasvab seal. Sa ei ole välja tõmmanud või? Ei ole.
ma ei tõmba välja. Aga Tere armastab neid õunu. ja Oota, aga äkki see on mingi toithamba vahel lihtsalt või? ja Uncle Ben's kuiva keetmata Uncle Ben's. Aga mingi popcorni ei ole. Lihtsalt on nagu vahepeal hakkab kasvama, vahepeal lõpetab kasvamise. Hammas. No mul on suus ruumi hammastele. Mul neid parkimiskohti on veel. Ära üldse muretse. Mul on suus ruumi. No anal sex. No anal sex. Aga suus on sitaks ruumi. Mitu tükki samal ajal. Padabing, padabung. Ma rääksin enne, selle osa võib-olla peab välja lõikama, aga ma lihtsalt... Ei, ära räägi siis. Okay. Tunnul on kiire. Toi. Ma siis ei räägi. Räägi pärast. Mis sa jaanitel tegid? Nautsin jaanipäeva. Muhul või? Ei, ma olen Pärnu kandis. Pärnu kandis. Seal võtsime ühe maja, meil oli mingisugune... Tead, mis vaata, mulle ei meeldi nagu nende Airbnb-de juures see... Et sa pead muru niitma. Ei, aga see tüüp nagu reaalselt, mingi Soome tüüp oli mingi Juha. Ja siis ta saadab nagu mingi neid, vaata, kus ta on mingi, et kui tuled, kui et kohale jõuad, et siis helista või midagi, et tulen ka korra läbi, et saame tutvuda ja mingi, et ma saan aru, et ta nagu tahab üle lugeda, palju inimesi on, vaata. Aga ütleb, et tuleb korra läbi, vaata. Siis mul nagu see, okei, fine, vaata. Küll. Ja siis nagu küsin ta käest, kuidas ma tuleks nagu veits varem, et kas see on okei, et ma mingi õues hängida või mida iganes, vaata. Siis ta mingi, ei tule varem, vaata. Okei. Ja siis lõpuks läksin ikkagi tund aega varem, vaata. Ja mõtlesin, ma olen õues siis, vaata. Siis ta oli mingi, et tund aega varem on tulla. Ja ma mingi, okei. Jõuan kohale, siis tüüp on mingi full üleni murune, majutuses sees ja nagu tolmuimega, vaata. Siis ütleb, et you are a little bit early, I am late. Siis mul nagu see, et siis ütles, et tule tund aega varem. Ja siis nagu, siis ta ei läinud nagu ära, vaata, jäi mingi sinna mingi aknaid, mingi ämbliku võrgust puhtaks tegema värki, vaata. Lihtsalt, siis ma olen nagu, et sa ei jõudnud, et ei hullu, et mine siis. Kell oli juba nagu, nüüd see originaalne aeg, vaata. Siis ta mingi, I have to do window. Ja siis oli mingi, ühesõnaga hästi palju mingi segast plausti ajas ja siis tuli välja, et elab nagu ise selles samas majas ka veel. Väga äge. Nüüd meil oli mingi Juha seal, ütles, et tal on Jaani tuli lõkke, et tulge vaatama, siis pani nagu, ta ehitas oma selle Jaani lõkke nagu mere äärde nagu kulu lähedale, vaata. Ja siis pani põlema Jaani lõkke ja see läks nagu ta pani nagu full mingi ala põlema, vaata, mere ääres. Siis, ja terve aeg oli ülimunn ka, vaata, olime mingi, et meil tuleb nagu 2 inimest veel, et kas üks okei, et maksame ekstra. Siis ta oli mingi, et okei. Siis ütlesime, et aga meil oleks nagu mingid sõbrad, muidu karavaniga, vaata, et nad on nagu väljas. Siis ta kirjutas, et I have a feeling I know where this is going. Okei. Et no you can't park. Siis küsime mingi naaber talust, vaata, kõik ütlevad, see somm on nagu ilge munn, vaata, et tulge muidugi meie juurde. Sõbrad karavanidega sinna, suva eestlased, vaata, teevad neile mingi pannkooke, toovad meile pannkooke, best time ever. See kuradi Airbnb host on lihtsalt ainult munn. Ja siis, kui ta pani selle kuradi kulu seal põlema kõik. Ta on nagu jaanipäeva Grinch. Jaa, täpselt see vibe oli. Ja siis ta tuleb selle kulu ala põlema, vaata, siis hakkab seal tassima, mingi teksapüksid on jalas, vaata ka, mingi üli weird look, mingi toasussid, teksapüksid ja läbimärk põlvedeni, vaata. Siis ta mingi mere ääres jaurab, mingi ämbriga, vaata. Ja siis nagu me tulime sinna, vaata, jookidega, siis kui nad ütlesid, et tulge vaadake lõket, vaata. No siis me vaatame, kuidas tal see kulu põleb. Ja siis ta oli nagu hästi kettas meie peal, oli mingi thank you for your help. Et nagu nüüd me peame kõik koos hakkama siin eluga riskima. Ja mingid kuradi lagepõlengut kuradi sinna hakkama kustutama. Joo, ma ei ole su sugulane. Ja miks sa meiega samas Airbnb sööbid? Aga kas tal oli mingi valve lauas või oli enda korter? Ei, see oli nagu maja, vaata, ja siis ta oli poolitanud maja ära ja tema oli ühel pool ja siis me olime teisel pool, aga kuskilt nagu ei olnud seda välja lugeda, vaata. Ja kui sa eriti veel ütled, et ma tulen korra läbi. Ta oli nagu cryptkeeper. See vend oli iga hommik toas. Ja. Nagu tuli otse esiuksest, tegi lahti. So I'm gonna be in Pärnu today. You need any help? If you guys go, I'll cut the grass with the tractor. I don't want to bother.
mingi 4 korda ütlesime talle, väga et arvestav. lähme ära, kordagi ei lõiganud muru. Tal oli täiesti sabi. Oota, kas ta oli üksi nagu? Üksi ja no ilmselgelt. Kes see kannatab seda veel? Siis rääkis nagu, et siis tuli välja vist teha, et ta oli mingi 26 aastat Tais elanud. Üksinda. Siuke mingi huvitav vend oli ja. Ja. Siis süüdistas hästi palju oma naist ka nagu. Et kui tal ei olnud mingi käterätikuid või asju või kuskil oli tolm või midagi vaata või ämblikuvõrgud, siis ta oli mingi My lady in Budapest somewhere in train. Joo, te olete 6 aastat lahutatud. Sa ei saa ikka veel süüdistada. Yeah, He bad bitch left me. No one clean. Yeah. Goddamn bitch. Aga muidu oli nagu, muidu oli best time nagu. Muidu oli haigelt hea. Seltskond oli meil fun, välja arvatud siis see Juha, aga no temaga me väga ei suhelnud. Ja siis mängisime mussi, kuradi panime jooki, tegime süüa, grilli, lõket. No see the usual, jaanipäeva stuff. No. Ma olime Kaspari pool seal, ta elab täiesti Saaremaa. Ja siis olime seal mere ääres, väga maaliline, vaat külarahvas oli koos, jaani tuli põles, Eesti lipp lehvis, pääsukesed lendasid nagu, tegid seda vette sukeldumist, noh, kus nad kala püüavad. Väga selline Eesti vibe. Siis meil oli enda see JBL suur kõlar. JBL. Ja panime sealt nagu mingi jaanipäeva mussi. Ja siis mingi peremees tõi meile 2 kuivatatud tuulehaugi. Ütles, et teie tõite muusika. Mina teen kala. Ja siis andis Kaspari kätte. Siis ma sõin mõlemad ära. Ülihead oli. Tuulehaugi. Ma olen nüüd tuulehaugi tüüp. See on nagu beef jerky, aga kala. Insanely hea. Ja siis tead Sander on kui nad teksid mingi kala, mis maitseb nagu kebab veel, vaata siis. Tead Sander on nagu selline ketšupiga. Sander on nagu selline nagu mitte parmumagnet, aga nagu sest joobes keskealised tulevad nagu tema mingit armastust otsima. Aga Sander on väga selline, ehitab müüre, on ju. No ütleb niimoodi läbi lilled, et palun tõmba nahhu, on ju. Kuigi see me kõik ühine. Ei, ta legit ongi Sireli põõses ja ütleb tõmba nahhu. Ja, tõmba nahhu, mina pissin siin. See on minu rajoon. Ja. Minu ala. Ja siis see tüüp oli kogu aeg vaata nagu solvus Sandri peale. Aga siis 5 minutit hiljem näed, et tuleb tagasi. Nagu round 2. Ma ei teagi, mida ta nagu... Ma arvan, et ta otsiski Sandrilt nagu seda nagu mingit poolehoidu või armastust või... Oot, sa räägid mingi metafooriliselt iseendast? No võib-olla jaa. Et ta nagu kogu aeg tuli tagasi, noh teades, et ta saab jälle Sandrilt nagu mingit koslepit, aga ta ei andnud alla. Tuli kogu aeg tagasi mingi. Tead Sander, kui keegi sind üks päev armastab, mingi selline üli tegelikult õel jutt on ju. Ja siis ühe korra oli mingi teine, see talu perenaine seal. Juurde ütles, kuule Romet, kus su laps on? Mine otsima laps üles. Ja siis ta läks 1004 last otsima. Selline lõbus lugu. Aga muidu oli meha 3 päeva seal. Sellest saaks haige klipi. Crazy aeg. Maiduk täiesti mälus. Out of control. Ma kuulsin, et teil oli mingi siuke rõvedusvõistlus. Ei, vaata, mina sain aru, et oh my god, kas mina olen kõik need aastad olnud see Maiduk. Saad aru, et nüüd, kus mina olen see nagu üks täiskasvanutest ja näen, et noh, kus ma olen nagu Mait, ära võta kogu aeg munni välja. Ma olen see, oota, see on ju minu bitt. Ta teeb minu bitti. Sinu acti. See on minu act. Ja siis ühe korra oli esimene õhtu seal Orissaares, noh, kõigil on head setid, on ju. Ja siis, noh, vaata, Mait on see, et hakkab tähistama, et set läks hästi. Ja siis täis, kuradi. Vaatsin, et kõik jõuavad sinna Kaspari poole, aga niimoodi Mait on nagu terve see sõit nagu pannud nagu kanget algsi. No et meie vibe on see, et Kaspar hakkab nüüd paneb kohe ahju pitsa ja selline veits lauamängukas on ju. Aga Mait on nagu running with the devil. No, ei ole samad vibe'id. Ja siis ühel hetkel Mait nagu surub kõigil oma peenist näkku
katsub oma peenist, teeb peenisega kujundeid ja õhupalliloomakesi. Ja siis Kaspar on just pitsa toonud nagu laua peale. Siis Mait vaatab, et oi, pitsa. Ja siis võtab nagu munnise käega ühe pitsalõigu kätte, avastab, et tuline. Laseb lõigul kukkuda tagasi lõikelauale. Ja siis hakkab ajus uus programm juba, kõnnib ära. Ja siis ma nagu kuulutan, et keeran selle ühe pitsalõigu nagu teistpidi ja panen natuke eemale teistest ja hoiatan kõik, et see on munni pitsa. Ära seda puutu. 20 minutit hiljem Ari nosib seda sama pitsalõiku ja siis Hendrik nagu märkab Arit seda pitsat söömas ja ütleb, et oi, see nüüd küll õige pole. Ja siis Ari on, mis see Hendrik on? See on munni pitsa. Ari on, mida? Ja Ari vaatab minu poolt. Tähendab, mida sa tegid selle pitsaga? Veersüüdistus. Ja mina ei teinud midagi. Ma just üritasin kaitsta kõiki. Ja siis Mait tõuseb püsti. Üli tõsiselt niimoodi ütleb. See olin mina. Võttis omaks selle süü. Ja siis terve õhtu roostisime Arit, vaata, et oi, ta ikka otsib kõik need munnisid asjad üles. Nagu trühvlipõrsas, vaata. Yeah. Ta leiab selle munnipitsa. Kui ma oleks prügisse visanud, ta oleks hommikul ka. Läheb see go pitsat. Ja kus see munnipitsa on? Ja siis tegime mingi... Kübed olid ka, muidugi Sander tegi selle. Kübede kontsert Orissaares, mega hea live toas, seal biidivabrikus. Üli hea sound oli, et põrand rappus on ju, fucking vibratsioon, äge, kõik, all the hits. Ja siis Sander, niimoodi, kui me kõnnime juba oma selle autode poole, Sander ütleb Kübedele, Karmole, vaata, ütleb, et tulge ka ööseks, vaata, et hommikul saate autoga kuivastule. Ja siis meil on, me vaatame Ariga nagu, et me ostsime täna nagu voodilinad, sest öeldi, et voodilinu ei ole kõigile. Kaspar tegelikult alguses ütles, et ihe peab kaasa võtta. Ja siis nüüd on meil nagu terve see kruu kaasas, vaata. Ja lõpuks sai lõpp ja kõik oli nagu fun, tegime freestyle räppi. Sa oled nagu magamata täna kuidagi või mis? Ma just magasin mingi 2-ni. Meil on hoonne vaibu midagi. On, jah? Ja hästi kuidagi, on niisugune mellow nagu. No sorry. Ei, mitte sorry, kõik on nagu, see oleks nagu mingid kummelideed joond või midagi. Ei. Ma lihtsalt panin reedel jälle pidu, vaata. Ma ei viitsi pidu panna. Aga ma olen, asi on selles, ma olen hästi üksik, et ma nagu otsin kaaslast endale. Ja siis ma olen jälle nagu pohmas. Ja tegelikult üldse nagu ei viitsi enam. Aga nagu peab. Sest kui ma olen kodus, siis... Sul on see stuudioga leping, et sa maskott. Kui ma olen kodus, ma ju ei kohtu kellegagi. Oota, aga sul on see Anna Vett-tuur käib, jah? Anna Vett-tuur? Ei käi, see on ammu, see läbi juba sügisel. Mis vibe sul on? Kas me saame zoom inni sellele näole? Mida? Kui ta küsib seda? Ei, suht nice, ma olen nagu päris põnevil. Excited. Homme ju lähme suvetuurile. Essad show'd. Asjad peaks ära pakkima. Kodus vaja natis koristada veel. Maal ka. See on tuba segamine. Ja ma pean tolmuimajaga üle käima. Tuleb nagu... Mitme ruudune tuba seal on? Väga väike. 18 ruutu. Tuba või? Toa kohta suht okei ju. Kus see väike tuba on? Vaata, mul on lihtsalt kõik kohad on nagu neid roosinuppe täis. Mis see roosinuppe? Et nagu sokid, vaata. Sokid on nagu roosinupud, vaata. Ma mõtlen, et sa oled nagu äkki mingit romantikat pandud endale. Sellised nagu eesnahakad. Vaata, mis asja? Tead, kui sa võtad soki niimoodi laisalt jalast ja viskad põrandale. Tõnu teab. Et nagu eesnahk. Tõnu, mis sa jaanidel tegid? Suht Rogeri vaib oli nagu sama vaib. Kus sa olid? Kodus ja siis järgmine päev läksin Soome. Loome?
Soome. Soome. Luube. Ja siis me käisime Tõnuga suvetuuri reklaami filmimas. Aha, jah. Roger keeras mu autoputsi. Keerasin su autoputsi või? Ja. Miks see mulle ei öelnud? Sa ise Ei, ütlesid, tegelikult oli fine. Lähme driftime selle autoga. Ja, aga sa nagu ikka kohtlesid seda autot nagu litsi. Kas Roger on kuulnud seda häält, mis sa tegi pärast? Ma pärast lasen tal. Lase kohe siis. Okei, vaata. Oota, on mingi fakta. Oota, ma panen klapid või? See ei ole ühendatud. Ei, ma panen lihtsalt kõlarist. Ei, ühenda ära siis ju muidu... Miki ei näinud seda. Aha. Mitte Miki ei näe, seda Miki. Seda pole juhtunud. Vist on, oota. On küll, jah. Kohe. No. Vaata, et ta meil nagu kõrvi sodiks ei lase. Igaks juhuks. Praegu ei tule midagi? Kas see on nagu hea? Ta tagurdades teeb sellist heli. Äkki on nagu piduriklotsid tolmu täis, vaata, et pidur on kogu aeg nagu selle vastas nagu õrnalt. Sinu juttu on praegu. Ja ainult sinu jutt on, jah. Ta tagurdades teeb sellist heli. Kas see on nagu hea või kas ta on nagu okei? Oota, miks sa sükst... Sa tegid lihtsalt voice memo või? Jaa, kas seal ei ole kuulda seda? Oli küll, jah. See oli nagu mingi paat oleks stardiks või? Ja. No metalli vastu. Ei, no ma arvasin, et mingi tolm oli piduriklotside vahel ja siis... Aga ta oli pidurid esimesed full peal nagu. Ta oli kõik klotsid tolmu täis. Ja ülikuumal. Et ta sõitis terve aeg pidurid peal. Ja põhimõtteliselt. Mõtlesingi, miks nii kuradi. Alguses ei saanud vedama. Auto suri välja. Ja. Lõpus ei saanud vedama, alguses ei saanud pidama. Terve tee Miki juurde. Suretas. Ja kogu aeg üli palju suretas välja. Ei, tegelikult see oli võib-olla mingi muu asja, sest tal vabakäigul suri ka ära. Nagu. Oota, siis mina ei lõhkunud seda autot ära, sest kui me sõitsime ju sinna minu juurde, ei olnud ju neid helisid. Äkki see auto lihtsalt katki? Äkki see nagu... Ei ole, praegu sõidab vaata, sul on nii suured jalanõud, et sa äkki vajutasid gaasi ja pidurid samal. Praegu sõidab nagu rebane. Ei tee häält ka või? Ei tee enam. See on üks nendest probleemidest, mis kaob ise ära. Et vahepeal sadas vihma, kõik sai puhtaks. Mina ei muretse. Aga sa ise ütlesid mulle, et sa võtad mu peale, et lähme sinu autoga driftima, on ju? Ei, ma ei süüdistagi. Kas meil tuli välja? Kas saime hea kaadri või? Väga shaky. Ma mõtlesin, et me teeme õuest ka, aga... See oleks make sense. Oleks vist surma saanud. Ja. Miks surma? No sa ikka... Ma ei teanud, et nii väikese hoo pealt saab driftida. Panid esimese, sa panid tagurpidi käigu. Ei, ma proovisin seda. Ei, sa tegid seda, et auto liigub otse ja siis sa paned järsku tagurpidi käigu. Ei, ma ei teinud niimoodi. Ma olin ju koha peal, ma hakkasin tagurdama ja siis ma mõtlesin, kas ma saan see 180 kraadi pöördu tehtud. Aga türa, kui see oleks välja tulnud. See oleks haige olnud. Aga nagu ma proovisin estat korda, aga ma ei... See ei tundu nii raske nagu. Lähme proovime pärast. No teeme. Nüüd on märk ka. Ja nüüd on märk ka, jah. Oh yeah. Tõnu võttis kaamera kaasa. Kahjuks mitte. Tänapäeval saab telefoni ka. Nägite seda, et see Ben Stiller, vaata, mis ta tegi või? Ta oli, vaata, käis neid NBA, vaata, finaale vaatamas on ju seal New Yorgi ja sellega, vaata. Ja siis filmis teloga kogu aeg. Nagu sealt nagu äärest, vaata, niimoodi. Ja siis postitas klippe Twitterisse, vaata. Et mingi, mängust momente, aga haigelt hästi. Tule iPhone'iga tegi nagu mingi movie, vaata. Zoomid, asjad. Siis tubki välja, et ta teeb selle... Ma võib-olla nüüd eksin, aga võib-olla see oli HBO-ga, aga kellegiga tegi, et ta teeb nagu dokki nagu tegelikult. Ja ongi kogu kontsept on nagu see, et ta teebki see Nixi Runist ja et ta nagu filmib iPhone'iga dokumentaali. Aga tõesti olid haiged kaadrid. Ma ei teadnud, et sa saad nagu teloga siukseid võtta. Ja nad on tänapäeval mingi filme ka teinud ju iPhone'iga. Täitsa haige, kuhu tehnoloogia on jõudnud. Ja ma vaatan, kas ma jään selle Ben Stiller...
Niks. No ma ei saa tegelikult ju näidata neid siin. Meid võetakse maha vist või? Äkki võeta. Kes tahab, siis ta saab nagu guugeldada. Guugeldagi Ben Stiller. Ben Stiller, Niks, küll tuleb. Nii et jah, ei suvetuur. Homma algab. Nii väsinud, nagu... No sorry, ma ei tea, iga kord, kui ma lindistama, sa hakkad mingi haigutama. No sorry, ma olen energiavampiir. Ma ei saa midagi parata sinna. Mul täna ongi lihtsalt vaat selline nagu kass peal, sest reedel jälle, unerütm on paigast, vaat. Käisin trennis, mega raske oli. Ma olin nii higine. Siis ma alustasin treppidega. Ja siis läksin, oli mingi... Lihtsalt trenni jõudmisega alustasid, jah? Ja siis olin nii higine, et tead, kui nagu shortsid on läbi märjanud. Siis läksin nagu selle mati peale seda planku tegema. Kõrval oli mingi hot yoga pihv. Selline ilus. Ja siis mina seal higistav siga. Südame rabanduse äärel. Teen planku, hingeldan. Higi tilgub. The best time ever. Siuke trenn oligi, jah? Ei, aga intensiivne selline hea. Ja treppe ja planku, see on... Ja ma mõtlesin suvetuuriga nagu jälle vormi minna. Ei, ma tegin ühe suvetuuri kunagi, kus ma sõin ainult salatit. Kuu aega. Ei, oli küll üks suvetuur. Ma sõin ainult salatit. Hästi palju majoneesi siis oli ka peal vist. Ja kartulisalat, on ka salat. See on ikka makaroni salati poiss. This is mac and cheese. Peekoni tükid. Väga hea. Ei, tegelikult ma panin nagu... See suvetuur tuleb nagu keeran teisele, et ma väga jooki ei pane. Seal hea kuradi menüüs. Vaatad selle. No sa tead, et Sander toob selle sandwich makeri sinna Männisalusse. Jah. Seal tulevad haiged võiksid. See üldse mitte excited. Lihtsalt väsinud mees. Enne tuuri algust. No ja vaat siis sina oled enne tuuri algust praegu sossutanud, naisega olnud, mingi fun shit on ju. Närvisüsteemi reguleerinud. Driftinud, on ju. Hot joogas käisin, Puntsoga koos. Väga lõbus oli. Nagu meeste hot jooga. See on nagu jooga, aga nagu soojas ruumis. No kus te olete mega higised? Nagu higistad räigelt. Miks see parem on? Üldiselt higistad teistmoodi. Ma ei tea, kas mingi asi on parem kui teine. Higistades su keha vabaneb toksiinidest. Aga see on nagu mõnus, jah. Kuigi nagu võib-olla nagu stiililiselt, seal oli hästi palju nükest nagu, kogu aeg oli nagu poosi vahetus, vaata. Nühkimist oli palju. Et võib-olla ma ise nagu jooga mõttes, võib-olla ma olen ka rohkem siuke yin-jooga tüüp, vaata. Et see on nagu siis siuke, kus poosi hoitakse pikalt. Saad mingi 3 minti ühes poosis võib-olla, vaata. Hingad rohkem, keskendud nagu, see on siuke vaimsem võib-olla, keha ja vaim. Ja vaimul on nagu päris tugev nagu kaal seal, vaata. Et mulle meeldib nagu see, tahaks seda nagu hot joogana teha. Sa äkki sulev. See on minu indiaani vaib. Ja mul sulg ja vaata, mis ta oli see, kes see minu oma oli? Sulev. Ei olnud sulev, oli või? Oli ta sulev. Ja aga mis tal see nimi oli? Vaata, see oli see kotkasilm, kivimees ja... Oligi kivimees? Ei, ta oli mingi luu... Ei, kivimees oli see Miikali. Luud. Sulev oli see, kes kogu aeg naistele külge. Et suured silmad. Shortsidega, ja. Suured silmad ja lihtsalt pea peal. Ma ei ole kunagi näinud Mikit õnnelikumalt, kui seda sarja vaadates. Jah. See, kus oli Miki, sina ja mina, vaata. See, kus me läksime reklaami jaoks nagu Miki poole. Ja siis, kui Mikki sai teada, et me oleme skripti muutnud, sa nägid, kuidas tal välkus korra see viha. Või no tead, kui Mikki vihastab, siis ta ninasõõrmed lähevad laiali ja ta hakkab neile mega rahulikult, aga mega kettas juttu rääkima. Vaata. Me teeme seda, mul on terve päev vaja asju teha. Me teeme nii, nagu meil oli plaanitud, nii nagu mina olen nüüd planeerinud. Mis asju tal huvitav teha oli? Ei, aga saad aru, et küsisin ka pärast, mis sul siis veel teha on, nagu, et no ma teen süüa. Ja siis ma saadan paar meili. Exciting times. Ja siis ta õhtul saatis mulle selle eelmise aasta suvetuuri galerii. Ütles, et
viitsid postituse teha. See oligi see meil, mis sa pidid saatma. See link, mis mul oli juba olemas. huvitav tüüp. Hästi reglementeeritud. Ma arvan, et ta oleks Tänile vähemalt nagu elu sisse ma arvan, et Mikil oleks kaitsevägi väga hästi sobinud. Kõik on nagu minuti pealt, nagu peab. Ei, me peame hästi palju kaost põhjustama see suvetuur. Me peame panema Miki elama. See uniste silmadega tüüp. Miki, sa pead elama. Sa pead meiega koos elama. Kurat, see tarkus hammas. Nii valus on või? Vahest lõikab. Aga tegelikult siis ei olegi head trenni teha, vaata. Seepärast, et sul nagu... Põletiku näitaja on küll. Ei, aga sul lihtsalt vererõhk tõuseb ja siis ta hakkabki pulseerima võib-olla ka rohkem nagu. Sa oled vererõhk. Tegid sauna ka või? Ei teinud. No siis, kui oleksid sauna teinud, oleks veel hullem olnud. Kiire oli. Mis sa hakkasid küsima? Ma ei mäleta. Checks out. Dan tegi päris hea lükke, et me pidime siin selle maja puhkeruumis filmima seda intervjuu osa, on ju. Ja siis muidugi mina arvasin, et sinna on nagu ligipääs olemas, aga see uks oli kinni ja kedagi ei olnud kontorist too peal. Ja ma käisin mingi koputamas, vaata, ja see oli üks uks, kus ma kuulen mingi sellist videokõnet, venekeelset, hästi sellist agressiivset. Siis ma sinna ei julgenud koputada. Ja siis pärast on mingi puhkeruum, etonaaž. Et nagu nende grimm. Ja siis tegin seal tead see väike vahetunnel, nagu on lennujaamas justkui enne lennukile tunnel, mis on selle meie hoone ja selle vana stuudiohoone vahel. Selline väike nagu tunnel. Siis tegin akna lahti, nägin, see on ju ligipääs läbi akna, vaata, sinna tunnelisse. See on hästi maha jäetud, kõik on pääsukese sitta täis. Surnud lind. Mingi surnud lind on seal ja saime seal nagu päris kuuli nagu kaadri nagu. Tund aega asbesti sees. Jep, aga see oli nagu hea. Ma olen nagu Francis Coppola vaata. Kõike, ma olen nõus kõike movie Magicu jaoks tegema. Keeran auto vittu. Kuradi pärast tuleb 20 000 vaatamist. Tõnu, sa pead siit midagi head välja võluma. See segane kuradi managing director. Hästi palju ideid. Hästi palju ideid. Kõik tehniline teostus Tõnu käes. Väsinud enne tuurida. Nüüd sa tekitad minus nagu, et ma olen nagu self-conscious, vaata. Tere, kas ma olen päriselt nii väsinud? Sa oled self-confident. Kas ma näen nii väsinud välja? Sa ei näe, aga sa kõlad. Kõlan väsinult. No natukene ja võib-olla, jah. Nagu monotoonselt ja selliselt. Lihtsalt siuke uimane energia on see. Aeglane. Hästi aeglane, jah. Kurat. Okei, aga räägi sina rohkem. Ei, aga ma mõtlengi nagu, et kas nagu see sinu 2 kuud nagu tsölipaadis? No see teebki seda, jah. Ja ma tunnen, et ma ei tunne nagu seksuaalne olend praegu. Ma olen nagu mingi mõõb. Ja ma paljundan nii, et ma lihtsalt lähen pooleks. Mul ongi vaja nagu keegi, kus kuulab. Keegi, kes kuulab. Kellel tuss sügeleb. Ma võin kratsida. Võin kummiga panna. Muidu ei pane, aga praegu nüüd võid, jah. Nüüd see standard, nüüd on nagu Rainy day. Rainy day. Different rules. Kõik nagu matchid, mis ma saan kuskil Bumble'is ja Tinderis on see, et vaatan, norm, naine, türa küll, Tartu maakond, Järvamaa, keegi ei ole enam Tallinnas. Või ainult need voodi naised ongi Tallinnas. Aga need veider, jah. Sa oled nagu mõelnud ise ka vaikselt siis nagu kolida teise linna kuhugi äkki? Lasnamäele. Kohe sinna voodi kõrvale. Kõik raha läheb sinna. Tasuta parkimiskoht. Jah. Iga õhtu. Private korter.
ma roningi vaata ta südame vahele, kuni saab tasuta. aga jaa, ei, 2 kuud ilma olen teinud pilte partidest, kes ei ole saanud nagu paarilist värvi ei ole sulgedes. Haiget nagu inimestel samamoodi on. Jah. Mu kotkasulg on üsna pigmenditu. Kotkasulg oligi ta nimi. Oligi kotkasulg. Kuule, leidsime üles, ringiga tuli tagasi. Väga hea. Siis olin su naisega jõusaalis, no juhuslikult. Ma tean, jah. Ja siis, kus ta... See oli suht ammu juba? Ei olnud see mingi nädal tagasi. See, kus ta mingi pläkutas seal mingi oma selle sõbrannaga. Vali sõnu? Okei, nagu... Pläkutas. Okei, klatšis. Klatšis? Ei noh, see oli laadana. Siristasid? Siristas, jaa. Tširr. Ja siis läksin ka juurde. Noh, et trenn on juba lõppemas, on ju. Nagu neil või sul? No meil kõigil. See võtsid niimoodi silma peal tükk aega. Ja siis ma läksin nagu juurde. Noh, laada naised. Mis te räägite siin? Ja siis su naine nagu niimoodi lükkab mind käega eemale. Ütleb, ta on puhas korralik naine. Mida? Kuidas sa mind näed? Et ma nagu räägin sinuga ja sa saad mingi HPV või? Mul ei ole enam prolli. See ei tekita kui palju kindlust ju väga. Su keha saab jagu enam ja olnud mingi paari kuuga. See on nagu sügisel alles sain diagnoosi. Mingi pool aastat tagasi. Väga palju on muutunud selle ajaga. Nii et jaa, väga põnev tuleb. Väga põnev suvetuur. Ma olen excited. Ma lihtsalt pean laskma oma neurotransmitteritel taassuda, et ma saaks rõõmu tunda asjadest. Aga mis sa arvad, mis sul lõhub neid neurotransmittereid? No mis sa ju tead, mis lõhub? Aga vaata, ongi vanusega tekkinud see, et niisama juua ei viitsi enam. Vaja väikest sellist nagu pick me up'i. Aga see pick me up on mitmeks päevaks nagu leimi taha. Siukest kondlit tahad? Ja selline hästi nagu natuke nagu ebastabiilsemaks läinud asjad. Aga me tegele... Kas sa võtad ikka veel antidepressiivt? Ja võtan küll, jah. See ei ole, sa ei pea nii ründuva. See ei ole hea kombo ka. See vist on veider kombo, jah. Ma ei ole kunagi kuulnud. Või sa tead Tõnu, kes nagu kooki ja antidepressioonid on kui halb kombo? Ei, ma rääkisin psühhiaatrile sellest, ütles, ei, ta oli nagu, et kuradi mees teeb ikka, mehel ikka väike jutt käib peo juurde. Tere, kes sul psühhiaater on seal lihtsalt mingi vend kuskil? Aga ei, ma tegelikult tahtsin küll sinuga rääkida, vaata, et nagu, et I need your help. Sina või? Minuga või? No just, et nagu... Miks sa niimoodi meie podcasti saavad? No jaa, sina tõid jutuks selle. Okei. Sina tõid selle jutuks. No aga räägi siis. Noh, ei, kõik on räägitud. See oligi see, go for it, et rääksin psühhiaatriga. Go for it. Ja aga lõppkokkuvõttes siin ongi see, et ma pean lihtsalt nagu suhtesse minema. Sest eelmine kord, kui ma olin suhtes... ma ei tea, kas see on nagu see lahendus või? Ei, sest eelmine kord ma olin suhtes, ma ei käinud aasta aega kuskil peol. Siis mind ei koti väga nagu niisama peol käia. Mul on ikkagi üks eesmärk. Mis see? Listule saada. Listule tahad? Jaa. Äkki sa oled nagu liiga nagu listu peal väljas? No vaata, aga see ongi see vahepeal oli pikk periood, kus ma oligi täiesti nagu pohhui. Et ma olin lihtsalt ilma lein, vaata. Ma ei otsin midagi. Siis nüüd viimasel ajal on tekkinud see, ma ei tea, kas nagu mingi tühjus või no mingi void, mida ma üritan nagu täita. Ma arvan, et see on nagu ise tekitatud see... No, et tegelikult ma proovin mingi keemilist düsbalanssi lahendada, et tegelikult see ei ole nagu mingi üksildus või selline asi, vaid see ongi nagu, et ma otsin lihtsalt veel dopamiini. Aga see ei ole nagu healthy. Ma tean, mis see nagu vastus siin on hakata nagu jälle üks elajas alistada. Et on uus elajas nüüd. Veel üks elajas tuleb alistada. Kui sa selle savudraakoni peksad välja majas. Ja just. Ja teed ukse koogi. Aga vaata, see ongi, sõltuvus ongi selline väga salakaval asi, et see on selline whack-a-mole. Ja siin ongi see, et kus ma nagu... Aga äkki sa käisid vähem väljast siis ka, kui sa Playkarit mängisid, vaata? Dark Soulsid asjad. Tõsi. Aga need praegu ei rahulda sul siis seda vaata ongi, et ma praegult ei olegi tükk aega nagu pelanud
sest et see on nagu ei ole piisavalt stimuleeriv jälle . siis kui me eile ka vaata tegime Jaa, nagu jah. õllesid ja jutustasime , siis sa ütlesid ka , et sul on koju kiire , vaata . Ja siis , kui sa koju jõudsid , saaksid mulle lihtsalt riilse saatma . mul oli nagu see , et tere , sa lihtsalt nagu tahtsid kodus telo rahulikult scrollida . jaa . In my happy place . ei , kõik saab korda . suvetuur saabki nagu asjad joonele seada . tead küll , kuidas suvetuuriga on . ei , ma seekord suvetuuril ma olen nagu sinu ja Miki gängis rohkem . tead see , et nagu natuke varem magama ja järgmine päev trenni ja kõik toitumine , kõik on läbi mõeldud . seda juttu räägib Dan iga kord . ei no seekord siis ma on kuradi , siis suvetuur käib ja siis Dan on mingi 6 hommikul üleval , keskpäeval mölkid Sandriga kuskil ratsepistes . ma ei ole kunagi näinud , et nagu mölkiti istudes . ja . ei no seekord , vaata , inimesed on võimelised muutuma , kui nad tahavad . jah , ja mul ongi vaja , vaata , mul on vaja nagu sõbra abi , jah . toetava sõbra abi . sest mina ei näe enam sellest nii suur , ma ei tea , kuidas Sander suudab seda , et iga õhtu mingi kuradi viski ja , või no ma ei näe , ma ei tea , mida ta nagu näeb selles , vaata . see on nii nagu repetitive ju . sa kuidagi melanhoolne täna , jah ? olen või Jah. ? no sorry . ei , mitte pahaga , ei , see ei ole isegi , ma ei ei no ma ikka , sa ei pea ma vabandama. tulin tööle , vaata , ma Ei, nagu sa oledki proovin , ma siukene olen nagu nagu- tubli , ma tegin sa oled siuke emotsionaalne , mõtleb täna kuidagi , see on Olen nagu , küll, see on jah. äge , see on äge näha . ma olengi nagu analüüsi . analüüs , sa oled nagu jah. mingi personal growth'i läbi teinud . personal growth . ja noh , alles veel mul . sa oled nagu hakanud , noh , mul on Ma siuke olen see- sünge sämm on nagu valgustatud . ja ma panen siis , oh , sa oled nagu tule põlema pannud . Kui valgust- sa oled nüüd ere sämm . oh , ma teen nüüd eresämm , valgustatud sämm . tere , mina olen valgustatud sämm . kas sina teadsid , et kui sa vaatad telefoni enne magama minekut , siis sinu REM-uni tuleb ebakvaliteetsem . loe enne magama minekut raamatut , siis sul on järgmine päev rohkem jõudu . mina olin eresämm . ma teekski nagu positiivse , vaata . see , jah , see aasta teed . eresämm , veresämm . eresämm . tere , mina olen eresämm . kas sina teadsid , et pulber , mida sulle müüakse kokaiini näol , ei pruugigi olla kokaiin . tavaliselt on see segatud beebipuudri või rotimürgi või kreatiiniga . asjad , mida ei ole okei ninna tõmmata ja mis tekitavad limaskesta ärrituvust . mina olen sünge sämm ja pidutse kainelt . tegelikult toob rõõmu seltskonna naer ja ühiselt loodud mälestused , mitte mingisugune aine . mina olin eresämm . Happy papi . jah , tere , mina olen eresämm . kas sul oligi lihtsalt uut karakterit või ? mina olen eresämm . kas sina teadsid , et et kartulisalat ei ole tegelikult salat ? see on püti täis majoneesi , hapukoort , kartulit , õuna ja keeduvorsti . see tegelikult üksikutel päevadel aastas on täiesti okei , aga iga päev ei saa seda nimetada salatiks . see pole tegelikult tervislik , sa sööd puhast majoneesi . mina olin eresämm . tere , mina olen eresämm . ma teekski nagu juuksed full blondiks . mina olen eresämm . ja aga ma juba selle koha pealt olen , ma juba tean , et sa nagu rokid nüüd seda skunki oma peas nagu Till the day you die . see pats . ei , mitte see pats , see pats oli äge , mulle Jaa, nagu jaa. meeldis , see on nagu Jaa. cool , see on nagu , sa nagu tood mingi uue nagu , aga mu taksojuht , looki. kelle eile Furio, kutsusin , tal Furio. oli ka pats jah , ja siis ma tunnen , et ta oli kohe nagu noh , selline ma meen . mameen ja mameen . ei , Danil on siuke patsi vibe küll jah . Tõnu , kas sa isegi , kas sa hoolid minust ? mis on nagu eredamad mälestused , mida mis on su kõige õnnelikumad mälestused minuga ? pane mikker suule lähemale . kuidas me siia jõudsime ? mul on vaja sõprade tuge ja armastust . kas me oleme sõbrad täna ? kõige eredamad , ma arvan , et kas , oota , ära siin nii libise . sa ei lase isegi oota , kas me oleme sõbrad ? ütle mikris . ütle ei taha , mikris seda . on rekord . müsteerium , müsteerium . kõige eredam , ilmselt
mingi sketši filmimine, aga ma ei tea, linna ei oska öelda, Tallinn oli päris hea, sest ma tegelikult ma nagu enne seda sketši Dan isegi ei rääkinud minuga ja siis ta küsis, et kas sa tahad teha neid, siis ma ütlesin, et jah, võib küll, tundub huvitav ja siis ma mäletan, kui ma pidin tema juurde minema, siis me liikusime sealt edasi, siis ma ei osanud absoluutselt midagi oodata, aga siis nagu kuidagi hakkas nagu riff käima, siis oli nagu fun. No näed, üks core memory. Core memory unlocked. Surivoodil räägib seda lastele. Tänni surivoodil. ei, siis kui Liter oli mingi 3 aasta pärast, Tõnu peab nii vara. Ole vait, türa küll, ära räägi sellest jutt, teab paljud inimesed haiget saaksid. Mis asi? Kui mind enam ei oleks. No teie teete neid süngeid nalju. Tule teab palju, kui devastated mingid inimesed oleks. Devastated. Kui devastated mingid inimesed oleks. Me kõik oleksime tän. Ma tean. No. Nii et miks sa nii kergekäeliselt teed sellist juumorit? Jah. Ei ole, jah, ei tohi. Ma ei mäleta, kus see pitt hakkas. Vaata, sõnavõim on massive, Roger. Sõnavõim on massive. Jah. Lihtsalt väga kallis. Ütlesite aastaid mulle paksuke, vaat mis juhtus. Ei ole sulle öelnud paksuke. Ei ole. Tegelikult ma olen suht vormis. Kartuli vormis. Tere, mina olen Resem. Kas sina teadsid, et sinu väärtus ei ole sinu followerite hulk? Tänapäeva ühiskond hindab välist ilu ja pangakonto numbrit. Aga tegelikult loeb sinu sisemine iseloom ja head väärtused ning huumorimeel. Mina olin RSM. Selline hopeful ja wholesome. Tere, mina olen RSM. Kas sina teadsid, et väikesed rinnad on seksikamad kui kunstsed rinnad? Eriti, kui sa saad pärast lapse, kas sa hakkad talle toitma silikooni? Fuh. Samas siis see on nagu tarretis, vaata. Tarretis ja viinatops. Otse peole tagasi. Oi, see oli mu trigger word. Viinatops. See on siuke jello shoti tüüp küll. Jello shot Dan. Jah. Hammas lõikas jälle. Iga suvetuur peab olema midagi. Midagi, mis segab. Vaatasin neile Rimis ei olnud jah, seda Nopri talu asja. Aga tea, mis on haige asi? See... ja, et see on ainult Prismas vist või? Jaa, aga tea, mis on haige? See Nopri talu, see kebaab grillijuust. Kebaab? See kebaabi juust, jah. Kõik kebaab peab olema, ma ei saa aru. Ma ei tea, see, mida see Eston Kohver vaata promob. Ma ei ole tegelikult vist nii kursis, siis ma ei tea. See, et sa lõikad nagu ta sentimeetri paksusteks nagu laastudeks, paned grilli peale. Nagu grilljuustuga tehakse. Jah, mõlemad pidi tule see nii hea. Need läksid kaubaks nagu kohe. Kebaabi sisse isegi käi juustu. Aga see on nagu kebaabi maitseline juust. Aga muidu lihtsalt juust on ka ju hea. Grilljuust nagu. Proovi seda. Suvetuuril teeme seal Võiku masinas. Ma sellest kebaabi osast ei ole nagu müüdud väga võib-olla. Aga äkki on tõesti hea. Ei, ta on väga hea. Ei saa salata enne, kui pole proovinud. Ei saa salata, ei saa kartuli salata. Mis sa homseks kaasa pakid? Ma arvan, et ma ei tea, ma arvan, et viskan kotti kokku. Mis iganes pihku jääb nagu. Mingi arv sokke, alukaid. Me ei lähe nii pikaks nagu võsul, aga me 4 päeva seal. Ma võtan mingi 40 õuna kaasa. See on need gaasid tuled üles. See Saaremaa vesi. Jaa, aga kaseeritud. Sulle tahaks magada. Magada? Varsti, täna lähen tuttu. Magan hästi pikalt täna. Täna lähen tuttu. Sul on mingi bender olnud. Ja. Aga mis meil homme, mis kell meil start on Tellerist? Kell 2 või? Suht vara oli vist, jah.
siis peabki valmis olema une jaoks. Juba praegu või? Mhm. Tundi sa magada tahad? Ma magasin. Ma mõtlesin eile, et lähen varem magama, et mingi... mu viga oli see, et ma olin eile pohmas ja siis ma tegin nagu veel drinkse. Eile sa nagu ütlesid, et sa nagu mõtlesid Ja, et ma mõtlesin välja, vaata, et kui sul on nagu see apperite algsi pohmakas, siis kui sa järgmine päev lihtsalt paned ainult jooki, siis päev hiljem sul on ainult algsi pohmakas. Tere, ma pean kirjutama mingi United Nationsile kirja, saan mingi Nobeli preemia. Dude lahendas kassi. huuled hästi niiskeks. Mis sul on seal? Haavake. Sa tegid... sa tõmbasid seal mingi nahatüki ära? Ja see on see, mis ma 4 kuud tagasi tõmbasin nahatüki ära, vaata, ja siis ta pole endiselt kirjas. Ei, ta ei ole nagu... Rebib sünnimärgi kehalt. Ta pole nagu hullemaks ka läinud, aga mu keha vist ei mäleta nagu seda factory settingsit. Mu keha ei oska viia teda sinna, kus ta varem oli. Nii et jah, crazy guy. Crazy guy. Täna on sul endal küsimusi. Nii see, et ta peab magama minema. Kuidas sul kooli sisseastumised läheb? Suurem osa on veel ees, aga ma sain vähemalt katsetele, mis on hea. Tubli poiss ikka. Kas sa neid meie tehtud projekte esitasid ka või? Ma nüüd üritan meelde tuletada. Mingi ühe osa mingist sketšist võib-olla panin. Need on kõik vertikaalis, just seda on veits rets nagu seda BFM-is. No saad keerata teistpidi. Kas BFM-is ei ole hullud see, et väga paljud saavad sisse, sest et nad maksavad raha? No ma läksin ka... Sa arvad äkki EBS-i või? Ei, seal on ka BFM-is on ka tasulised suunad. Ongi. Aga nojah, kindlasti paljud saavad selle tõttu. Ma mõtlesin, et Mattu andis mingit head advice'i, et isegi see aasta aega selles tasulises on väärt, et sa saad connection'id ikka. Sa tunned meid, sul on nagu the connections you need. In the film world. Täpselt. Me teeme ka filme. Dan vaatab väga palju filme. Ma vaatan väga palju filme. Mis sul viimase ajal parim on, mis sa näinud oled? Vaatasin uuesti seda Darkest Hour. Mis see on? See, kus Gary Oldman mängib Winston Churchilli. Siis kui Inglismaa läks teise maailmasõtta. Kogu aeg see teise maailmasõtta. Miks ta nimel on hoon on? Koju fucking guacamole valmis. Darkest Hour. Terve tee kuulab seda. Aga ma leidsin ühe hea džemmi, nagu üks hea seriaal. 4 hooaega, IMDB's 8.1 rating ja ma ei olnud kuulnud sellest. Ja päris palju nagu tuntud näitlejaid on ka seal. Forrest Whitaker on nagu peaosas. Siis üks nagu suur rollidest on see, kes Breaking Badis mängis Gustavo Fringi. Selle seriaali nimi on Godfather of Harlem. Ja täitsa nagu hea sari. Kohe on see ka läbi. Mis ma siis teen? Siis saad magada lõpuks. Saan lõpuks magada. Lõpuks saan magada. Ainus aeg, kus puhkan. Haige nagu vaata, et see üks pihv, kellega ma mõtlen, kuidas seda niimoodi öelda, aga et see nagu see üks nagu viimatisi, mis sa rääkisid, vaata. Ta imes see nagu täitsa tühjaks. Täiesti tühjaks, jah. Haige mõelda, nagu Mojo, kõik. Aga kallid jänkud. Meil on aeg magama minna. Jah, kallid jänkud. See on meie Q. Aitäh, et olete meiega. Läbi paksu ja vedela. Tulge suvetuuri vaatama. Praegult on vist poole peal juba. On nii või? No sinu järgi tundub, jah? Lihtsalt kiltite mind
ei, kilti saad, tegelikult saad armas poissiga. Armas ja tubli ja töökas. Armas ja tubli, jah. Ja unlovable. Ja mis asi? Ja unlovable. Miks see unlovable? Ma ei tea, küsi seda valedelt naistelt, keda ma valin. Kogu aeg teema. Tähetund. Tähetund. Sul võiks olla siuke vestlussaade. See on kindlalt olemas. Kindlasti. Mulle meeldis see hommikusel staariga, kus oli see Anu Saagim rääkis selle Janni uue naisega. Vaata. Kurat, lõpuks leidsite üksteist. Mul on hea meel. Aitäh. See alati ka. Ja mul on kuidagi võhm ka kuidagi hästi nagu. Et nagu hästi kiiresti olen nagu out of breath. Kaua sa treppe teed nüüd? 15 minutit. Ja siis planko. Ja siis planko. Ja siis saun. Ei, ja siis ma teen deadlifte. Siis ma teen rinnalt surumist. Siis ma teen biitsepsit. And that's all she wrote. All the basics. All the basics, jah. No kuradi, Tira küll. You can't argue with the results. Nii uimaselt. You can't argue. No ma vesitasingi end ära trennis. Jaa. 15 minti trepi. Plank. Deadlift, rinnalt surumine. Ma viisin ema sööma ka täna. Nagu. Aha, ja. Löwenbruchi restorani. Löwenbruch või? See on Löwenruh vist või? Löwenruh. See šašlõkikas. Jah. See on nice. Jaa, šašlõk. Sul on kodu lähedal Armudu ka ju. On küll, jah. Armudu. Aga emps oli Mustakal. Viisin koju ka. Hästi pikk päev on olnud. Nüüd ma pean pakkima ka ja käime poes, võiks kookosõli ostma tuuri jaoks. Tuurile hakkad rõverallit tegema? Ei hakka, aga on hea, kui on olemas. Ma olengi selline nagu always prepared. Igalt poolt valutab. Aitäh, kallid Jankud. Lõpetamegi nagu tugevalt. When we're on top. Ja lõpetame, kuni me oleme veel kõrgema noodi peal. Mis sul on seal ninast nii palju? Rotimürk, Roger. Minu krüptoniit. Minu ainus nõrkus. Rotimürgi ninna tõmbamine. Jah. Aga ära, mu ema kuuleb seda. Mu ema küsib ka vaata. Kui te väljas käite, ega te pahasid asju ei tee. Mis sa ütled talle siis? Defineeri paha. Defineeri paha. Sest hetkes on täitsa okei. Hetkes? Ja aga aitäh teile, Jankud. My planet needs me. Lälanud pupu. Ja nüüd läheb mingi paksu naise juurde. My planet needs me. Ma krüptoniid. Ma olengi super Dan. Super Dan. Jaa. Ei tiimimus. Hästi väsinud riffid täna. Ise vabandan ka kõigi ees. Kõigi kuulajate ees väga vabandan. Et ma ei olnud nagu A-game. Aga teate, kui te tahate mind nagu näha minu nagu A-game'is, vaata, if you can't handle me, et melanhoonne, aeglane, väsind, then you don't deserve me, et äge, energiline, lõbus. Nii et vaata. Pole halba ilma heata. Ai, tšau, ma ei hakka enam nolliks tegema. Aitäh teile, näeme suvetuuril. Aitäh, Tõnu. Aitäh, Roger, mu parim ainus sõber. Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon! Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi.
või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on 1 kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad 1 kohvi ostmata Tüüp, ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. Miks magan jälle? Diivani peal, 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 miks magan jälle?